Tere hommikust, hea televaataja, sa vaatad TV3, mina Sten Talive ning Võidustuudio saade on sinu ees. Tere hommikust! Enne veel, kui me läheme tänaste mängude juurde, las ma räägin sulle natukene selle saate reeglitest. Iga kõne siia stuudiosse numbril 91020 maksab 2 eurot. Ning kõnehind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse mängima ei valita. Sa kuuled selle kohta hinnateavitust ning juhised enda telefonis. Ja on väga oluline, hea televaataja, et sa ootaksid ära selle hetke, kui telefonis sulle öeldakse, et sinu kõne on registreeritud. Siia helistamiseks pead sa olema vähemalt 18-aastane. Lapsed meiega kaasa mängida ei tohi. Ning pea meeles ka seda, hea televaataja, et võistlusmängu valitakse helistajad juhuslikult, mis tähendab seda, et iga kõne automaatselt siia otseliinile ei pääse. Küll aga, mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus, et sina nende õnnelike sisse mahud, kes siia stuudiosse juhuslikult mängima valitakse. Nüüd aga läheme meie esimese mängu juurde, sellepärast et hommik on alanud nüüd väga hästi ning linnamängu mängime nagu ikka. Mõnele teile juba päris tuttav mäng. Leia Eesti linn, mis algab P-tähega ning 20 eurot on esimese mängu võidusummaks. Millise linnaga on tegemist? Ning tuletan sulle meelde, et otsime Eesti linna, mis algab P-tähega, ehk siis külad, alevid ning saared jätame mängust välja ning vaata, kui tore on praegune hommik, selles mõttes, et mitte ühtegi P-tähega Eesti linna siia tahvlile veel kirjutatud ei ole, seega sina võid olla minu esimene õnnelik võitja tänases Võidustuudios ning teha sellele mängule ühe võiduka alguse. Vali mu number ja tee enda pakkumine teatavaks. Milline Eesti linn? Kõik Eesti linnad, mis algavad P-tähega, selles mänguvoorus on täiesti õigeks vastuseks. Milline esimene linn on see, mis siia tahvlile jõuab? Sina saad seda pakkuda. Võib-olla oled sina elanud selles linnas? Hallo, tere hommikust, kellega ma räägin? Jaa. Tere. Tere. Tere hommikust. Kuidas on sinu pakkumine? Milline Eesti linn on see, mis algab P-tähega? Pärnu. Pärnu, aga Pärnu on täiesti õige vastus, nii et 20 eurot läks siit praegu esimene võit välja. Suur aitäh sulle kaasa mängimast. Niimoodi saigi see mäng võiduka alguse. 20 eurot ja Pärnu oli esimene pakkumine. Neid linnu on aga veel, mis algavad P-tähega ning asuvad Eestimaal. Millised linnad need on? Pärnu on nimetatud, seda enam nimetada ei saa. Küll aga äkki tuleb sulle meelde mõni muu tore linn. Neid linnu, hea televaataja, on päris mitu. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Sina võid nüüd olla see, kes järgmise õnneliku võitjana siit 20 euroga koju läheb. Ja mõtle selle peale, võib-olla oled sa käinud mõnes sellises linnas hiljuti, mis algab P-tähega, elad sa ehk sellises linnas, mis algab P-tähega või elavad sinu sõbrad ja sugulased just nimelt sellises Eesti linnas, mis algab P-tähega. Mõtle, kõik variandid on võimalikud. Kui kõlab Eestimaa linn, mis algab P-tähega ning Pärnut enam nimetada ei saa, kõik teised linnad aga siit auhinna rahaga võivad inimesed siit koju minna, kes need linnad mulle nimetavad. Hommikul läheb keel natukene sõlme, sellepärast et tänane hommik on kuidagi unisem kui eilne. Kuidas teil seal teisel pool ekraani? Kas ärkate vaikselt koos minuga, olete juba ärganud? Mina olen veel natukene sellises poolunes, aga alati koos teiega ma siin ka ärkan. Ja tere hommikust, kellega ma räägin. Hallo. Ulve. No nii, ja paku enda linn P-tähega, Eestimaa linn. Paide.
Paide, no aga Paide on ju Urve täiesti õige vastus, sellepärast et P-tähega see algab ning 20 eurot sinu võidufondiks sai. Aitäh sulle kaasa mängimast. No nii, 2 võitu on välja läinud. Pärnu ning Paide on nimetatud. Küll on aga veel mõni Eestimaa linn, vähemalt üks, mis algab P-tähega. Milline linn see on? Millise linnaga on tegemist? Nagu ennist ütlesin, siis hakkan siin vaikselt koos sinuga minagi ärkama, seega sinagi. Hallo, järgmine helistaja on liinil, kellega ma räägin. Tere hommikust. Tere, Diana siin. No tervist, no paku mulle Eesti linn, mis algab P-tähega. Põlva. Põlva ja Põlva on täiesti õige vastus loomulikult ja järgmised 20 eurot. 3 võitjat. Ohohoo, väga kiiresti on tänane hommikune mäng alanud. Ei jõua oma lauseidki lõpetada, aga olin ütlemas seda, et mina ärkan siin alati koos sinuga. Sina tee endale seal üks mõnus kohvi, tule teleekraanile lähemale, tee märkmeid, ärkame koos. Ja mis oleks parem viis ärgata teisipäeva hommikul, kui mängida kaasa mängu, milles on natuke vaja ka mõelda. Äratab see üles ju kõik meeled tänasel hommikul. 20 eurot auhinnafondi, aga endiselt ootab siin ära jagamist, sest et 3 korda 20 on täna juba välja läinud, seega sina võid olla minu võidustuudio 4. võitja täna hommikul. Kuidas see kõlab? Oleks ju au olla see võidukas 4, sest et võidustuudios meil esimest, teist ega 3. kohta ei ole. Igasugune võit on selles mängus olulise tähtsusega. Ning rõõmu pakub ju võit kõikidele teist, kes te selle sealt teiselt poolt teleekraani endaga kaasa saate viia. Milline Eestimaa linn on aga see, mis on veel nimetamata? Pärnu, Põlva ning Paide on nimetatud. Äkki on mõni Eestimaa linn veel? P-tähega algab. Kõik linnad, saared, külad ja alevid jätame mängust välja, aga kõik linnad, mis algavad P-tähega ning asuvad Eestimaal, on selles mänguvoorus täiesti õigeks vastuseks. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Mis on veel kuskil mõtetes olemas, aga siia taflile ei ole jõudnud, sest et auhinnafondi saan ma välja anda vaid korra iga linna eest, ehk siis uuesti neid linnu, mis siin taflil juba praegu seisavad, nimetada ei saa. Milline Eestimaa linn on see, mida veel nimetatud ei ole? Võib-olla elad sina sellises linnas? Mõni. Tere hommikust, hallo, ja kuidas on sinu vastus? Paldiski. Paldiski, aga Paldiski on täiesti õige vastus, sest et see algab P-tähega ning sobib siia mänguvooru suurepäraselt. Ka Paldiski kõlas nüüd ära, 20 eurot läks siit välja. Palju õnne! Nii. 4 võitjat on tänases hommikus juba olnud. Kas sina oled minu järgmine ehk siis 5. õnnelik võitja? Mäng on läinud nüüd võib-olla mõnevõrra keerulisemaks selle poolest, et 4 üsna tuntud P-tähega Eestimaa linna on juba nimetatud. Küll aga on vähemalt üks Eestimaa linn veel, mis algab P-tähega ning mida veel siia taflile kirjutatud ei ole. Vähemalt üks on neid kindlasti ning 20 eurot praegu auhinna raha ootab oma omanikku. Millise Eestimaa linnaga tegemist? Ja hallo, järgmine helistaja liinil. Tere hommikust. Tere. Ja paku enda Eestimaa linn, mis algab P-tähega. Põltsamaa. Põltsamaa. No Põltsamaa on täiesti õige vastus ning 20 eurot läks siit selle eest ka välja. Põltsamaa ja jõudis järgmine tore linn siia ekraanile ja taflile. Mina kusjuures olen Põltsamaaga üsna lähedaselt seotud, seega tegu on väga toreda linnaga.
Nüüd aga läheme põnevamaks ning anname ära 100 eurot, sellepärast et vaid üks P-tähega Eestimaa linn on veel praegu jäänud, mida ei ole nimetatud. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? P-tähega algav Eestimaa linn ning 100 eurot on auhinna rahaks. Kas sina tead, millise Eestimaa linnaga on tegemist? Millise Eestimaa linnaga on tegemist? P-tähega algav linn. P-tähega algav linn. Pärnu, Põlva, Paide, Paldiski, Põltsamaa on nimetatud. Neid enam nimetada ei saa. Küll aga on veel üks Eestimaa linn jäänud P-tähega, mis on jäänud nimetamata. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Tuletan sulle aga meelde, head televaataja, et iga kõne siia stuudiosse numbril 91020 maksab 2 eurot ning kõne hind arvestatakse ka siis, kui sind siia stuudiosse ei valita. Sa kuuled selle kohta hinnateavitust koos juhistega enda telefonis. On väga oluline, et sa ootaksid ära selle, kui sulle telefonist öeldakse, et sinu kõne on registreeritud. Siin kaasa mängimiseks pead sa olema aga täisealine ehk siis lapsed meile helistada ei tohi. Võidustuudiosse valitakse kõik mängijad aga juhuslikult, mis tähendab seda, et iga kõne automaatselt siia otseliinile ei pääse. Küll aga mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus, et just sina osutud selleks õnnelikuks, kes siia mängima valitakse. Ning kui nüüd veel midagi jäi arusaamatuks, siis www.voidustuudio.ee on just see kodulehekülg, kus sa saad tutvuda täpsemalt Võidustuudio mängureeglite ning juhistega. Tee endale selgeks, millistel alustel Võidustuudio mäng käib ja siis tule siia minuga koos mängima. See on väga oluline. 91020 on aga telefoninumber ja liinid, nagu te kuulete praegu, on täiesti avatud, sest kellegiga mina hetkel ei räägi, mis tähendab seda, et sul on võimalik teha pakkumine Eestimaa linnale, mis algab P-tähega. Üks on seda vaid järgi. 100 eurot auhinna raha võib sinu omaks saada. P-tähega Eestimaa linn. Neid linnu ei ole mõtet enam nimetada, mis siin on, sellepärast, et nende eest on juba täna auhinna raha välja jagatud. Ning siia helistades, hea televaataja, tee kindlaks, et sul on see vastus teada. Tee endale märkmeid, kirjuta ülesse, ava Eesti kaart, mis iganes sind aitab. Kuidas oleks aga 150 euroga? 150 eurot ühe Eestimaa linna nime eest veel, mis algab P-tähega. Auhinna rahafond juba suurenes 50 euro võrra ja 150 eurot on juba tegelikult päris motiveeriv summa. Mida sina sellise võidusummaga teeksid? Mina läheksin, ma arvan, restorani ja spaasse võib-olla. Jah, see kuluks praegu ära küll siia natukene kargesse sügishommikusse. Milline Eestimaa linn on veel nimetamata, mida siin ekraanil praegu ei näe, aga mis algab P-tähega ning 150 eurot auhinna raha võib sinu omaks saada, hea televaataja. Millise linnaga tegemist? Mina siit ühtegi auhinna raha endaga kunagi kaasa viia ei saa, küll aga saad seda teha sina, hea televaataja. Ehk siis nüüd on aeg teha enda panused. Kuna nii paljud populaarsed P-tähega linnad on juba nimetatud, siis see linna nime arvamine võib olla mõnevõrra rohkem katsumust pakkuv, ent ma teen sulle väikese vihje. Tegu on 3. väiksema linnaga Eestimaal. Tegu on väikese linnaga.
väike linn Eestimaal. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? P-tähega algab, 150 eurot selle eest auhinnafondi välja saab jagatud ning väikese Eestimaa linnaga on tegemist. Küll, aga võime me anda sulle hea televaataja väikese vihje tänasesse hommikusse. Kas me saaksime siia ekraanile selle mitu tähte võiks seda linna nime iseloomustada? Mitu tähte selles linna nimes on? Mitmest tähest antud linna nimi koosneb? Kas ma saaksin siia näiteks mõne punktiiri teile väikeseks vihjeks? Paljastame siia väikese vihje sulle. Pane nüüd hoolega tähele. P-tähega algav linna nimi ning kokku on selles ei rohkem ega vähem kui 5 tähte. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Sina tead vastust sealpool, ma tean seda, hea televaataja. Sul on geograafilised teadmised tugevad, sul on terav silm, sellepärast et 4 nädalat meiega siin on tõestanud, et ükski mäng ei jää siin lahenduseta. Kuidas oleks aga 180 eurose auhinna rahaga? Suurendan ka auhinna raha ning motiveerin sind tänasel hommikul, milline Eestimaa linn on veel jäänud nimetamata. Pärnuga ei ole tegu, sellepärast et Pärnu on siin ekraanil juba olemas ning 2 korda sama linna nime eest meie auhinnafonde välja jagada ei saa. Küll aga on Eestimaal linn, mis algab P-tähega, on 3. väiksem linn Eestis ning selles on 5 tähte kokku. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Milline Eestimaa linn on see, mis on jäänud veel nimetamata? P-tähega algab. Kokku on siin 5 tähte ning 180 eurot auhinna rahaks. Praegu on, ehk siis selle rahasumma võin ära anda selle linna nimetamise eest. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Ja tegu on väikse linnaga, hea televaataja. Annan sulle vihje, et suuremad linnad on juba siia täna tahvlile jõudnud ja ära on need nimetatud, seega ühte väiksemat Eestimaa linna oleme praegu otsimas. Milline Eestimaa linn on see, mida mina otsin, hea televaataja? Mõtle selle peale, et võib-olla sa oled käinud selles Eestimaa linnas või elad sina äkki selles Eestimaa linnas. Elab sinu mõni sõber või sugulane selles Eestimaa linnakeses, mida meie praegu otsime. Ava kaart, tee endale märkmeid, mis iganes sind seal teisel pool ekraani kodus aitab. Sina võid olla minu tänase võidustuudio 6. võitja, sest et 5 imelist võitu on tänasel hommikul juba välja läinud. Kuidas oleks 200 euros auhinna raha? Kuidas oleks sellega, kui ma suurendan auhinna raha 200 euro peale? 200 eurot, see on päris motiveeriv summa või mis? Millise Eestimaa linnaga
on tegemist? €200 auhinnaraha Eestimaa linna nime eest, mis algab P-tähega. Selles on kokku 5 tähte. Tegu on 3. väiksema linnaga Eestis. Pärnuga tegemist ei ole, Paidega ning Põlvaga samuti mitte, sest need on juba nimetatud. Küll aga ei ole see linn päris tundmatu. Vähemalt mõnele eestimaalasele, selles olen täiesti kindel. Ning mõtle, mida kõike saaks teha selle €200 võidufondiga. Mina läheksin kindlasti restorani selle hea mõnusa raha eest, sest et mis oleks veel parem kui üks hea söömaaeg koos sõprade ja perega näiteks. Tähistades seda õnnelikku ja edukat võitu siit võidustuudiost. Eestimaa linna otsime P-tähega. Kokku on selles 5 tähte. Auhinnaraha suureneb aga veelgi €250. 250 eurot Eestimaa linna nime eest, mis algab P-tähega ja milles on kokku 5 tähte. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Paljastame aga selle linna nime viimase tähe. Kuidas oleks sellega viimane täht? Milline on selle linna nime viimane täht? Vihje on kohe sinu ees ekraanil. Selleks täheks on I. P-ga linna nimi algab, I-ga lõppeb ning kokku on linna nimes 5 tähte. Kas nüüd võiks olla see hetk, kui sina, hea televaataja, saad minu 6. võitjaks, arvates ära, millise Eestimaa linnaga on tegemist? Milline on see Eestimaa linn, mis on nimetamata? 280 eurot auhinnarahaks. Nüüd on aeg teha enda panused, sellepärast et üks Eestimaa linn P-tähega, mis algab just nimelt P-tähega ning lõppeb I-ga, on veel tänases saatevoorus nimetamata ning 280 eurot auhinnaraha tahab ärajagamist. Sina võid olla minu järgmine õnnelik 6. tänane võidustuudio võitja. Kuidas tundub? Sina tead seda vastust ja minu viimaseks pakkumiseks on 300 eurot antud mänguvooru lõpetamise eest. Lahendus peitub sinu ees ekraanil. See lahendus sisaldab endas 5 tähte. Selleks on Eestimaa linn, mis algab P-tähega ning lõppeb I-tähega. Tuletan sulle ka vahepeal meelde, hea televaataja, ka meie mängu reegleid. Siia helistamiseks pead sa olema vähemalt 18-aastane. Lapsed meil kaasa mängida ei tohi. Iga kõne siia stuudiosse numbril 910 20 maksab 2 eurot ning kõne hind registreeritakse ka siis, kui sind siia mängima ei valita. Sa kuuled selle kohta hinnateavitust koos juhistega enda telefonis ning on väga oluline, et sa ootaksid ära selle hetke, kui sulle öeldakse telefonist, et sinu kõne on registreeritud. Lisaks sellele pea seda alati meeles, et võidustuudiosse valitakse mängijad juhuslikult, mis tähendab seda, et kõik inimesed siin automaatselt liinile ei pääse. Küll aga
mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus, et just sina oled see üks õnnelikest, kes siia kaasa mängima valitakse. Seega nüüd on aeg teha enda panused, valides minu numbri 91020, katsetades seda õnne, kas sina äkki pääsed siia liinile. Kui sa siia pääsed ja ütled mulle Eestimaa linna nime, mis algab P-tähega, koosneb see 5 tähest, siis 300 eurot saab sinu omaks, hea televaataja. Minu käsi juba sügeleb, et ma saaksin siia kirjutada, millise Eestimaa linnaga on tegemist. Teeme ka siia punktiiri, mis tähendab seda, et vastus on veel kõlamata. Õige vastus on veel kõlamata. 300 eurot selleks mõnusaks võidusummaks ning Eestimaa linna otsin, mis algab P-tähega, lõpeb I-tähega ning kokku on selles 5 tähte. Tegu on ühe väikseima linnaga Eestis. Äkki ma annan sulle veel ühe vihje. Kas ma saaksin veel ühe tähe paljastatud sellest linna nimest? Kuidas võiks see kõlada? Kas see aitaks sind äkki edasi selle mängu lahendamisel? Ja Ü ilmus ekraanile. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? See on aga minu viimane vihje selle linna osas, sellepärast et rohkem fondid selles mänguvoorus ei suurene ning tahame selle mängu ju edukalt ära lõpetada seda võitu välja jagades. Seega, millise Eestimaa linnaga on tegemist? Algab P-tähega, teine täht on Ü ning lõpeb I-tähega. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Sina tead seda vastust, hea televaataja. Millise linnaga on tegemist? Millise Eestimaa linnaga on tegemist? P-tähega algab, Ü on teiseks täheks ning I-ga lõpeb. 2 tähte on siit veel puudu. 2. Millised need tähed on, mis paljastavad meile Eestimaa linna nime? P-tähega algab. 5 tähte kokku. Mõtle, äkki sa oled käinud selles Eestimaa linnas. Võib-olla sa elad selles Eestimaa linnas. Elavad mõned sinu sõbrad või sugulased selles linnas. Millise Eestimaa linnaga on tegemist, sest külad, alevid ning saared oleme jätnud mängust välja. Ning 300 eurot on praeguse mänguvooru viimaseks pakkumiseks ning kõige suuremaks võidufondiks. Ja 300 eurot, see on juba selline summa, mille eest saab isegi minna reisile lisaks restoranis käimisele. Seega, mida sina, hea televaataja, sellise võidusummaga teeksid? Sinul on võimalik see endale saada, sest et 6. võitja on välja selgitamata ning senikaua, kuni olen selles mänguvoorus mina sinu ees, koos selle summaga, siis tähendab see seda, et seda mänguvooru veel lõpetatud ei ole. Seega, sul on veel võimalik teha oma pakkumine. Kui sina oled see juhuslik õnnelik, kes siia võidustuudiosse liinile pääseb, siis 300 eurot võibki sinu omaks täna hommikul saada. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Tegu on väikese Eesti linnaga. Ei ole tegu Pärnu, Põlva ega Paidega, sest et seal ei ole Ü-tähte teisel kohal ning need linnanimed on juba nimetatud. 1 linna nimi aga veel, mis algab P-ga, mille teine täht on Ü ning mis lõpeb I-ga, otsib oma lahendust. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Sina tead seda, hea televaataja, sest et need 6 aega, mis me oleme siin võidustuudios iga päev koos ärganud ning päeva koos veetnud, on mulle tõestanud, et teie olete, head televaatajad, kõigeks võimelised. Te oskate kõike ja rohkemgi veel. Eestimaa linna otsime, mis algab P-tähega. Telefoni numbriks 91020. Ent pea meeles, iga kõnehind siia stuudiosse on 2 eurot. Ka siis, kui siin stuudiosse ei valita, sa kuuled selle kohta hinnateavitust koos juhistega enda telefonis. Vähemalt 18-aastane pead sa olema, et siia helistada ning on oluline, et sa ootaksid ära selle hetke, kui sulle telefonist öeldakse, sinu kõne on registreeritud. Ja tutvu nüüd veel lisaks mängureeglite ning juhistega www.voidustuudio.ee. Juhuslikult valime siia meie enda mängijad, mis tähendab aga seda, et
kõik kõned automaatselt siia otseliinile minuga lobisema ei pääse. Küll aga juhuslik õnnelik on see, kes siia valitakse igas mänguvoorus ja kes selle võidu siis õige vastuse korral ka endaga koju saab viia. Nüüd on aeg teha enda pakkumine, sest et see mänguvoor on lõppemas. Olen ette valmistanud mitmeid põnevaid mänge tänasesse võidustuudiosse. Seega, kas sina oled minu järgmine õnnelik inimene, kes elab selles linnas? Eile läks näiteks Haapsalu linna eest võit Haapsalu linna. Seega, kas täna on keegi, kes võtaks PÜI nimelisest linnast selle võidu endaga kaasa? Kas sina asud selles linnas? Kas sina elad praegu selles linnas? Sina võid olla minu järgmine õnnelik viimane selle mänguvooru võitja, ehk siis 6. võitja täna hommikul. Võidukas 6. Sest 5 esimest võitu on juba kiirelt välja jagatud. 300 eurot aga veel ootab oma omanikku selles stuudios. Milline Eestimaa linn on see, mida mina otsin? Milline Eestimaa linn see on? Mõtle nüüd. Oled sina ehk käinud ka selles linnas, sest et mina kusjuures ei ole selles linnas käinud, aga ma arvan, et nii mõnigi teist eestimaalastest on selles linnas varem käinud. Tegu on üsna väikese linnaga, olgu see vihjena ka välja öeldud. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Sina saad olla minu viimane õnnelik võitja selles mänguvoorus. 300 eurot. Kuulsid õigesti, 300 eurot on veel täiesti välja jagamata. Nagu sa kuuled, siis aeg on teha panused ning valida number 910 20. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Kellele läheb tänane järgmine auhinnafond, milleks on 300 eurot. Millises Eestimaa otsa see võit täna läheb? Mina olen küll väga põnevil ning ootan siia enda, kuidas ma seda siis ütlen, tarka inimest, televaatajad, terava silmaga ja geograafiliste teadmistega televaatajad, kes selle 300 eurose võidufondiga siit koju läheb. Sina oled see, ma tean seda. Milline Eestimaa linn on see, mida mina otsin? Ja hallo, kellega ma räägin, tere hommikust. Me räägite Pärnus Veevi Valgmäega. No nii, tervist, oskad sa pakkuda, millise linnaga on tegemist? Püssiga. Nii, ja Püssi on täiesti õige vastus. Palju õnne sinna Pärnusse, 300 eurot võitsid sina. Kuidas sa tunned ennast? Päris kenasti. No päris kenasti. Ma tahtsin küsida, kas mäng oli ka raske või tekkis kohe see mõte, et see ongi see Püssi, mida me otsime? Päris hulk aega juba mõtlesin, et miks Eesti maalased nii lihtsalt asja ei tead. No nii, aga see on, vaata, selles on asi, et siia juhuslikud mängijad pääsevad ning sina olid täna see õnnelik. Seega aitäh sulle kaasa mängimast, 300 eurot läks Pärnu maale. Suurepärane. Vaadake, kui tore. Inimene sai kohe siit õnneliku emotsioonigi koju minna. Nüüd tuleb see tahvel aga kahjuks maha jätta, Püssi siit ära kaotada, sellepärast et nii, väga hea, see on kadunud ja nüüd tuleb leida üks erinev pilt ja 20 eurot võiks olla selle mängu esimeseks võidusummaks. Millega on tegemist? Kalaga on tegemist. Kala on meie ees ja 25 kala on ekraanil, 24 nendest piltidest on täiesti identsed, vaid üks pilt on teistest erinev. Millise pildiga on tegemist? Selles mänguvoorus aga hea televaataja ühtegi põhjendust ma sinult ei vaja, vaid ühte tähe ning numbri kombinatsiooni, mis paljastab selle pildi, mis on teistest erinev.
milline pilt on see, mis on teistest erinev? Tule teleekraanile lähemale, kui see sind aitab. Vaatame koos, milline üks pilt on teistest erinev. Ja mille poolest? Kinnita tähelepanu kõikidele detailidele, sellepärast et vaid üks pilt on teistest erinev. Mina olen selle pildi aga juba leidnud. Kas sina ka, hea televaataja? Üks tähe ning numbri kombinatsioon A-st E-ni ning 1-st 5-ni. Pane see numbri ja tähe kombinatsioon kokku ning kui tegu on õige vastusega ning sina siia liinile ühe õnneliku mängijana juhuslikult pääsed, siis 20 eurot saabki sinu omaks. Millise ühe erineva pildiga on tegemist? Milline üks pilt on teistest erinev? Ja hallo, kellega ma räägin? Tere hommikust! Tere hommikust, Siiri! Tere hommikust! Oskad sa pakkuda üks pilt, mis on teistest erinev? Hallo? Jaa. Nii, milline üks pilt on teistest erinev? E5. E5. Kas E5 on õige vastus? E5 on täiesti õige vastus. Palju õnne, 20 eurot sai sinu omaks. Aitäh kaasa mängimast. See esimene võit läks nüüd sellest mänguvoorust küll väga kiiresti välja. Suurepärane. Nüüd on meil siin kuked. Minu lapsepõlv täielikult, sellepärast et kukkede ja kanade seas sain mina vahepeal ka ringi joosta lapsena seega. Kukk. Üks kukk on teistest erinev. Milline see kukk on? Sina saad teha enda panuse. Vaata kõiki detaile. Oot. Mina vist juba olen leidnud, milline üks kukk on teistest erinev. Üks tähe ning numbri kombinatsioon. Milline see on? Vastus peitub siin. Ma lähen siia poole. Vastus peitub siin. Milline üks pilt on teistest erinev? Ja hallo, tere hommikust! Tere! No nii, ja milline pilt, härra, on teistest erinev? Oi, aga ma ei saanud pihta veel. See oli eelmine. Aga vaadake praegu on kuked teie ees. Nimetage üks tähe ning numbri kombinatsioon. Milline pilt on teistest erinev? Oi, ma ei oska tõesti öelda praegu. Aga pakkuge midagi. Pakkuge üks tähe ning numbri kombinatsioon. Äkki läheb õnneks. Proovige oma õnne. Kohe. Nii. C3. Kas C3 võiks olla õige vastus? Vaatame, kas C3. Ja täiesti õige vastus, härra. Jõudsite ilusti. 20 eurot auhinnafondiks. Palju õnne. C-kukk. C3 oli teistest erinev. Aitäh kaasa mängimast. No nii, läheme aga põnevamaks. Siin on jälle vist kalaga tegemist, tundub nii, ja 25 erinevat pilti on ekraanil, 24 nendest täiesti identsed, vaid üks pilt on teistest erinev. 20 eurot auhinnafondiks. Üks tähe ning numbri kombinatsioon on antud mänguvoorus selleks õigeks vastuseks, mida mina ootan. Põhjendusi jagama ei pea. Milline üks pilt on teistest erinev? Üks tähe ning numbri kombinatsioon selle vastuse moodustab. Vaata kõiki detaile. Hallo, kellega ma räägin? Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Kuidas kõlab sinu vastus? Milline üks pilt on teistest erinev? B4. Kuidas see oli? Kas D nagu diivan? Ei, B. B nagu banaan. Kas B4 on õige vastus? B4. Vaatame. B4 on täiesti õige vastus. Palju õnne ja 20 eurot sai sinu omaks. Aitäh sulle kaasa mängimast. Nüüd aga läheme väga palju keerulisemaks. Sest meie ette ilmub kohe üks suur... Ei, see mäng ei olegi... Oi, on. See mäng on täna suur. Nii. Milline part? Millised 3 parti on teistest erinevad? Kuidas oleks aga, kui lisame 1 nulli auhinnafondile, ehk siis 200 eurot võiks olla selle mängu esimeseks võidurahaks? Kõlab ju motiveerivalt.
ja vaata nüüd koos minuga, millised 3 pilti. Tuletan meelde, et 3 pilti on antud mänguvooru täis. Vastuseks on teistest erinevad ning kinnita tähelepanu, hea televaataja, kõikidele detailidele. Võib-olla on mõne pardi saba teistsugune, võib-olla on tema liikumissuund erinev, võib-olla on mõnele pardile midagi juurde lisatud, midagi ära võetud. Kõik variandid on võimalikud. Milline esimene pilt on see, mille sa kohe üles leiad, mis on teistest erinev? Ning tee endale hea televaataja märkmeid seal kodus, sellepärast et 3 erineva pildi leidmine nõuab juba mõnevõrra rohkem keskendumist ning aega. 50 pilti on kokku ekraanil. 50 pilti ja need pildid liiguvad. Seega tegu on kahtlemata väljakutset armastavale mängijale mõeldud mänguga. 3 tähe ning numbri kombinatsiooni, 3 tükki. Millised 3 pilti on teistest erinevad? Otsin mina koos sinuga, vaatan neid pardikesi koos sinuga. Mina olen aga need juba leidnud, küll aga teate, see mäng on kahjuks või õnneks niimoodi siin üles seatud, et mina siit ühegi auhinna rahaga koju ei lähe, küll aga võid seda teha sina, hea televaataja, seega. Millised 3 pilti on teistest erinevad? 3 tähe ning numbri kombinatsiooni pead sina mulle kokku panema ning kui tegu on õige vastusega, siis 200 eurot saab sinu omaks. Tuletan aga sulle vahepeal meelde, hea televaataja, et iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot. Ning kõne hind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Sa kuuled selle kohta hinnateavitust koos juhistega enda telefonis. Ning võidustuudios kaasa mängimiseks pead sa olema vähemalt 18-aastane. Lapsed siia helistada ei tohi. Ning mis peamine, võidustuudiosse valitakse mängijad juhuslikult, mis tähendab seda, et iga kõne automaatselt kohe siia otseliinile ei pääse. Juhusliku valimi alusel võid olla ka sina see üks õnnelik, kes siia mängima pääseb. Mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus siia mängima pääseda. Ning 250 eurot suurendasin ka auhinna raha selle mängu lahendamise eest. 3 tähe ning numbri kombinatsiooni ning see 250 eurot. Päris suur summa ju, või mis võib sinu omaks saada? Sellise rahaga läheksin mina igatahes juba kindlasti reisile, seega 250 eurot on mõnus võidusumma ja suurendan auhinna raha veelgi 300 euroni. Kui juba 3 pilti, olgu ka 300 eurot auhinna rahaks. Tuletan aga meelde, et seda auhinnafondi tükkideks mina rebida ei saa, mis tähendab seda, et täisvastus peab kõlama, kui sina siia helistad ja liinile pääsed. Täisvastusena aga selles mänguvoorus arvestatakse 3 tähe ning numbri kombinatsiooni, sest et 3 pilti on teistest erinevad. Millised need pildid on, mis on teistest erinevad? Milliste piltide puhul on tegemist teistest erinevate piltidega? Sina võid olla see õnnelik televaataja, kes siit läheb koju ei rohkem ega vähem kui 300 euroga. See kõlab ju tänasel hommikul päris hästi või mis? Millised 3 pilti on teistest erinevad? Ja vastusena aktsepteerime selles mänguvoorus 3 tähe ning numbri kombinatsiooni. Põhjendusi selles mänguvoorus mulle ütlema ei pea. 350 eurot auhinna rahaks. Suurendasin auhinna raha veel 50 euro võrra. Milline
on see esimene pilt, mille sa oled äkki üles leidnud. Tee endale märkmeid näiteks. Leiad ühe pildi, paned kirja selle tähe ning numbri kombinatsiooni. Leiad järgmise pildi, paned selle tähe ning numbri kombinatsiooni kirja ning kui 3 tähe ning numbri kombinatsiooni on õiged ja sa oled teinud endale kindlaks, et just need võiksid olla need pildid, mis on teistest erinevad, siis vali minu number 91020 ning jaga enda teadmisi ka teistega. Endale ei tasu selles mänguvoorus küll midagi hoida, sellepärast et nüüd on võimalik teha enda pakkumisi ja panuseid. Milline üks pilt on teistest erinev, mille sa esimesena leiad? Kokku pead saama 3 erinevat pilti. 3 erinevat pilti on selle mänguvooru täis vastuseks ja 400 eurot auhinna rahaks. Suurendasime auhinna raha veelgi. Milline on see vastus? Millised 3 pilti on teistest erinevad? 50 fotot kokku, 50 liikuvat fotot kokku ekraanil on. Ma tean, et selle kuu aja jooksul olete te siin igasuguseid raskemaid ja keerukamaid ja lihtsamaid mänge ära lahendanud ning praegu tegemist tänase võidustuudio kahtlemata kõige väljakutset pakkuma mänguga, aga mitte midagi võimatut siin ei ole. Sest et kui see mäng oleks lahendamatu, siis seda sellel ekraanil teie ees ei oleks. Nii palju võin teile öelda, et mina olen need 3 pilti leidnud, aga mina siit ühegi auhinna rahaga kunagi koju minna ei saa, seega teil on selles mõttes, head televaatajad, alati minuga võrreldes eelis, sest teie saate õigete vastuste korral siit ka auhinnafonde endaga kaasa võtta. 400 eurot praeguse mängu võidufondiks. 3 pilti, mis on teistest erinevad. Vastus peitub siin teie ees ekraanil. Milliste piltide puhul on tegemist teistest erinevate piltidega? Kuidas tundub, millised 3 pilti on teistest erinevad? €450 eurot, suurendan auhinnafondi natukene veelgi. 450 eurot 3 erineva pildi leidmise eest. Kuulsid õigesti. 3 erinevat pilti, ehk siis 3 tähe ning numbri kombinatsiooni pead, hea televaataja, sina selles mänguvoorus kokku panema. Põhjendama mulle midagi ei pea, piisab 3 tähe ning numbri kombinatsioonist. Millise 3 pildiga on tegemist, mis on teistest erinevad? Nüüd on aeg teha enda panused ning anda mulle teada, millised 3 pilti on teistest erinevad ja 500 eurot on auhinna rahaks, suurendasime auhinna raha veelgi. Kuidas tundub? Auhinna raha meiega tükkideks jagada ei saa, mis tähendab seda, et siin mänguvoorus on täisvastusena aktsepteeritav vaid 3 tähe ning numbri kombinatsiooni. 2 ja 1 on liiga vähe, 4 oleks juba liiga palju, seega 3 erinevat pilti peab sellest 50 pildist siin üles leidma ning 500 eurot võib siis sellisel juhul õige vastuse korral ühele õnnelikule liinile pääsejale osaks saada. Kuidas on seal tänane sügishommik sinu jaoks alanud? Mina pean ütlema, et ilmad on läinud juba päris kargeks. Natukene peab soemalt ennast riidesse panema, sellepärast, et muidu võite külmetuda. Küll aga on mõnus siin hommikut alustada ja ärgata koos teiega. Teie seal soojas toas, mina siin üsna soojas stuudios. Siin on isegi palav. Ja koos teiega mina neid mänge siin hommikul mängin, aga nagu ma olen ikka öelnud, siis teil on see eelis, sest teie võidate siit rahasummasid. Mina saan teid vaid julgustada ja teiega siin aeg-ajalt juttu rääkida. Nii see elu juba kord seatud on.
Kuidas oleks aga sellega, kui nüüd sina oled minu järgmine õnnelik võitja? Kuidas aga oleks nüüd sellega, kui sina oled minu järgmine võitja, kes ütleb mulle 3 erinevat pilti ning 500 eurose võidusummaga siit koju läheb. 500 eurot, hea televaataja, selle eest saab minna juba Soojamaa reisile. Äkki isegi viimase hetke pakkumisega. Kuskile Kreekasse või Hispaaniasse näiteks selle külma sügise eest peitu. Kuidas oleks aga sellega, kui nüüd seda sügishommikut natukene pehmemaks teha ja pakun sulle ka võimalust võita raha 1 või 2 pildi nimetamise eest. Üks erinev pilt 50 eurot, 2 erinevat pilti 100 eurot. Ent kui sa oled seal nii osavalt teinud märkmeid, mida ma tean, et sa ilmselt oled, ja kõik 3 pilti üles leidnud, siis ei rohkem ega vähem kui 500 eurot sinu omaks saab, hea televaataja. Küll aga tegime seda mängu natukene lihtsamaks selle võrra, et 3 võiduvarianti on nüüd täiesti olemas ja siin laual sinu ees, ehk siis 1 tähe ning numbri kombinatsioon, ehk siis 1 erinev pilt pakub sulle võimalust võita 50 eurot, 2 erineva pildi eest 100 eurot ning 3 erineva pildi eest 500 eurot. Helista siia 910 20 ning ütle mulle 1, 2 või 3 erinevat pilti ja mina olen siin vaid 1 küsimuse äärel praegu. Milline võidusumma täna siit kellelegi koju läheb? Kas selleks on 50 eurot, 100 eurot või väga suur 500 eurot? Sina saad teha enda valiku. Mida rohkem erinevaid pilte sina pakud, seda suurem on võimalus võita peaauhinnafond, milleks on praeguses mänguvoorus ei rohkem ega vähem kui 500 eurot. Millised 3 pilti on teistest erinevad? Millised need pildid on? Mina olen need kõik 3 erinevat pilti üles leidnud, aga vat, elu on juba kord selline, et mina ei saa siit koju minna ei 50, ei 100 ega ka mitte 500 euroga. Sina saad, hea televaataja. Sinul on see eelis seal teisel pool ekraani. Teha märkmeid, tulla teleekraanile lähemale. Ja kui sul on õige vastus teada, siis sa saad siit auhinna raha endaga kaasa võtta. Kuidas oleks aga see, kui 1 erinev pilt oleks 100 eurot ning 2 erinevat pilti 200 eurot? Lisame natuke motivatsiooni ja põnevust siia hommikusse. Ja summad muutusid ka sinu ees ekraanil. 1 erinev pilt 100 eurot, 2 erinevat pilti 200 eurot ning 3 erinevat pilti 500 eurot. Millised pildid on need, mis on teistest erinevad? Ja mitu sina, hea televaataja, seal täna hommikul leidnud oled? Kas oled leidnud 3 erinevat pilti, 2 erinevat pilti või 1 erineva pildi? Kuna aga nüüd tundub nii, et saade on varsti lõppemas, siis pakun sulle viimase võimalusena välja selle, et 1 erineva pildi eest 200 eurot, 2 erineva pildi eest 400 eurot ning 500 euro võitmiseks pead sa nimetama mulle 3 erinevat pilti. Kuulsid õigesti. 3 erinevat pilti 500 eurot, 2 erinevat pilti 400 eurot ning 1 erinev pilt siin kuskil. Tahtsin sinna näidata, aga näed, ei ole minu käed nii pikad. 1 erinev pilt 200 eurot. Millised pildid on teistest erinevad? Minul on jäänud vaid 1 küsimus siia hommikusse, et milline võidusumma siis täna siit ikkagi kellegiga koju läheb? Kas selleks on 500 eurot 3 erineva pildi eest, 400 eurot 2 erineva pildi eest või 200 eurot 1 erineva pildi eest? Ja teate, nagu ma teile ütlesin, siis kahjuks oleme jõudnud siia hetke, et saade on lõppemas. Kõik head asjad saavad kord elus otsa, nii ka meie võidustuudio saated siin hommikul ning päeval. Seega mina ei saa siin kauem enam sinuga olla, sest et minulegi
tuli praegu teade nagu sulle siia ekraanile, et saade on lõppemas, mis tähendab seda, et aeg on teha enda panused ning lahendada ära see müstiline küsimus siin hommikus. Milline pilt või millised 3 pilti on teistest erinevad ning vastata ühtlasi ka minu küsimusele. Milline võidusumma siit täna koju läheb? Kas sina, hea televaataja, oled minu järgmine õnnelik võitja, kes läheb siit koju 500 euroga, 400 euroga või 200 euroga? Nagu sa näed, siis võiduvõimalusi on praeguses mänguvoorus 3, ehk siis ühe erineva pildi eest saad sa võita 200 eurot, 2 erineva pildi eest 400 eurot ning 3 erineva pildi eest juba 500 eurot. Kõik need rahasummad on ju tegelikult päris suured ning kuluvad kindlasti sinna marjaks ära, sellepärast et juba 200 euroga saab päris palju korda saata, 400 euroga veelgi enam ning no 500 eurot. Mamma mia, 500 eurot, selle eest saab ju minna suisa soojale maale reisile. Mida sina selle rahasummaga teeksid, mille sina siit täna endale võidad? Ning julgustan sind, hea televaataja, kui sa nüüd kõiki 3 pilti näiteks ei ole üles leidnud, et sa oled seal teinud tublisti märkmeid, neid leidnud kas või 1 või 2 erinevat pilti, siis vali kohe minu number 91020 ning ürita pääseda veel siia liinile ja olla see õnnelik, kes valitakse siia mängima, sest juhuslikult valitakse võidustuudiosse kõik mängijad. Kui sina oled siia liinile pääsenud ning ütled kas või mulle 1 erineva pildi, siis 200 eurot võib sinu omaks saada. Siia helistamiseks pead sa olema ka vähemalt 18-aastane. Lapsed meile helistada ei tohi ning iga kõne hind siia stuudiosse numbril 91020 on 2 eurot. Sa kuuled selle kohta hinnateavitust koos juhistega enda telefonis. On oluline, et sa ootaksid ära selle hetke, kui telefonis sulle öeldakse, et sinu kõne on registreeritud. Võidustuudiosse valitakse mängijad juhuslikult, mis tähendab aga seda, et kõik helistajad automaatselt siia otseliinile ei pääse. Mida rohkem sa aga siia helistad, seda suuremad on võimalused, et sina selleks 1 õnnelikuks osutud, kes siia kaasa mängima valitakse. Millised 3 pilti on teistest erinevad või 2 pilti või 1 pilt? Pead kokku panevad tähe ning numbri kombinatsiooni või kombinatsioonid. Ning kui on kõlanud õige vastus, siis vastav rahasumma 1, 2 või 3 erineva pildi nimetamise eest sinu omaks saab. Saade on lõppemas, saate lõpp, mis tähendab seda, et nüüd on aeg teha enda panused. Pääseda siia liinile ning arvata ära 1, 2 või 3 erinevat pilti. Viimased hetked teha enda panus, sest et saade, nagu sa näed, on lõppemas. Veel on võimalus enda panuseid teha. Sina võid olla minu tänase võidustuudio ja selle mänguvooru ühtlasi õnnelik viimane võitja, sest et ühtegi mängu tänasel hommikul enam sinu ette ei tule ning me kohtume alles päeval kell 2, aga praegu on veel võimalik seda mängu siin kaasa mängida ning selle lahenduseni jõuda. Milline 1, 2 või 3 pilti on teistest erinevad? 3 erinevat pilti 500 eurot, 2 erinevat pilti 400 eurot ning 1 erinev pilt 200 eurot. Vali minu number 91020. Kuuled sa seal ka juba sellist heli, et nüüd on aeg valida klaviatuuril see 91020 number ning hallo, kellega ma räägin, tere hommikust, kuidas on sinu vastus? Tere hommikust. A10. Ja. Siis on C2. Ja. Ja siis on E5. Ja täiesti õige. A10, C2 ning E5. Proua, palju õnne. 3 pilti on ära arvatud ning 500 eurot on sinu omaks saanud. Kuidas sa tunned ennast? Hästi, väga õnnelik hommiku. No nii tore. Ja kuhu Eestimaa otsa see võit läks?
Tallinna külje alla. Tallinna külje alla, palju õnne. Aitäh sulle kaasa mängimast ja meie kohtume päeval kell 2 TV6. Mina Sten Talive. Aitäh Võidu stuudios kaasa mängimast.